Novembri keskel toimub Unibet Arenal selline suur krossivõistlus nagu Supercross Tallinn. See on ürituste sarile, kus pannakse maailma ühed parimad motoratturid väga kitsasse tingimusse niimoodi, et nad vaatemänguliselt hüppavad üle üksteise ja võistlevad loomulikult kiiruse ja osavuse peale. Täna me näitame, kus kõik alguse saab. Me näitame rohujuure tasandil, kuidas mootorrattaga tutvumine käib. Meie ise oleme juba varem mootorratastega otse loomulikult tegusid teinud. Ma arvan, ma sõidan vastu seda puutsi. Täna teevad seda 12 meest, suurepärast startisti ja need on Indrek Vaheoja ja Kaarel Kose, kes pole varem mootorratta otsa istunud. Aga räägime kõigepealt sellest Supercrossi võistlusest ja esimene küsimus, kus te selle 2000 tonni mulda võtate, mis te Unibet Arenal kohale teete? No Eestimaal on pinnast küll, on ju, et me oleme sellega näinud vaeva ja seda otsinud. Aga mis siis toimuma hakkab? Ma saan aru, et ega varem ei ole ju midagi sellist. Kui Unibet Arenal, aga tegelikult Eestis. Sellises mahus ei ole olnud jah, ja see mõte, hullumeelne mõte tuli siin juba paar aastat tagasi tegelikult. Ja nüüd me nii kaugel oleme, et 2 kuud on jäänud ja varsti lähevad tsiklid joone taha. Võrreldes tavalise krossirajaga, me oleme praegu Saku krossiraja, kus siis inimesed ju harjutavad, kes selle spordiga tegelevad, et võrreldes tavalise ringraja, kus sõidetakse kiiruse peale, inimesed hüppavad igatpidi, mis see areenil toimub asi siis erineb? Ta erineb ikkagi nii palju, et kuna see rada on palju väiksem ja kompaktsem, on ta tihedam, et sealt läheb 12 meest korraga peale. Alguses tundub võib-olla see 12 meest nagu väike arv, kui suurtel krossidel läheb 40 meest raja peale korraga. Siis tegelikult see 12 mehele, see on nagu nii tihe. No igal juhul meil on täna siis ülesanne juhendada ja siis korraldada ka väike võistlus enda vahel, et vaadata, kas nad on nii head, nagu meie olime mõni aeg tagasi. Ja lõpuks meie treenitavad peavad ikkagi näitama, kas nad suudavad ei rohkem ega vähem kui 30 minutiga nullist ikkagi 100 õppida. Te näete juba täitsa autentsed välja. Kas vastab tõele, et ega te mootorratta peal, vähemalt krossi mootorratta peal ei ole üldse istunud? Ei ole, ma olen külgkorvis istunud. Sama muuses. Kunagi maal viidi raudteejaama külgkorvis. Meil viidi siga Tapal, aga see aeti sassi minuga kogemata, taheti mind viia. Ma ei ole kindel, kas see kogemus tasub nüüd mainimist siin praegu, jah? Meie oleme ikkagi juba mootorratta peal istunud elus ja krossi rajal ka käinud selle mootorrattaga. Ja tulnud elusalt ära sealt ka. Pärast oma jalal isegi, ma võin öelda. Ja see on ka teie tänane ülesanne. Kuigi, no mis seal salata, oht on õhus. Ma ütleks niimoodi, et Indrek, sinust on mul natuke kahju, sest sina saad Jüri endale treeneriks. Aga mul on kirg ja teotahe ja tegelikult suurepärased tehnilised teadmised. Kaare, sulle ma ütlen palju õnne, lähme mootorratta juurde. Sulle ma ütlen palju õnne, sest ma olen ikka kogemusega, ma olen võistlustes siia käinud ja minult saad õppida, kuidas kukkuma peab. No saad tuttavaks, siin on ju ilmselgelt on üks normaalne krossi mootorratas, see on 250 Honda mootorratta elemente, tead, sidur gaas. Okei, mõtlesin, et mootori rattad. Mis see on? See? Teab, pidur äkki või? Läheb raske, see on pidur. Aga mis see on? Sidur või? Ei, see on ka pidur. See on ka pidur, jah, mis see on? See siis on sidur äkki? See on sidur, jah. Ja mis see on? Gaas. Seda sa teadsid, jah. Väga hea, tead, Kaare, rohkem polegi vaja. Niimoodi, see on sinu põhiline ülesanne täna. Lisaks ellujäämisele. Esimene käik läheb alla, ülejäänud lähevad üles nagu mootorrattal ikka. Teadsid seda? Ei. No, päris tõsiselt ei teadnud. Okei. Ja lugu järgmine, ega mina ei suhtu sinusse niimoodi nagu Robi, et räägib nagu isa pojaga või veel vähem nagu lapsega, eks ole. Sa ju tead, et see on mootorratas, see on punane ja ma loodan, et sul punane värv meeldib. Väga meeldib lemmikvärv. Ja nagu sa näed ka, see kuulub ühele toredale inimesele, kelle nimi on Gert Kristiinov. Olen perekonnale ikkagi väga kaua kaasa elanud. Igaks juhuks küsin ka sinu käest, et sidur, pidur, gaas enam-vähem või? Ei ole üldse? Ei tea. Et siin on niimoodi, et sidur on siin ja manuaalkast on. Käega peab vahetama. Ma eeldan, et see kurvastab sind. See on siis esimene pidur, ma eeldan. Ja see on tagumine pidur. Ja seda tasub suruda vahepeal, aga mitte liiga tihti. Sellepärast, et need kiirused, mida me hakkame sinuga täna koos arendama, siin tuleb väga õigesti valida, millist pidurit sa vajutad. Väga julgustav, aitäh. Ei, ma räägin, aga ma ütlen ausalt, ma tegelikult tunnen, et ma oleks isegi pidanud sulle seda kõike rääkima praegu. Sellepärast ma vaatan sulle peale, ma näen sust enesekindlust ja rõõmu ja ma tean, et sa saad suurepäraselt hakkama. Nüüd on oluline see, et ta need endale meelde käitis, et infot tuleb palju. Jäi meelde või? Nope. Kuidas esimene käik sisse läks? Tuleb üles või alla. Ja ongi 50-50. Ja seda ta rajal saadki teha, et läks või läbi. Iisti alas! Alla on esimene. Teed alla ära ja siis selle varba otsaga hakkadki niimoodi mudistama. Ma ei tea, oled sa varem varba otsaga niimoodi mudistanud? Väga harva. Nii, aga kõige suurem küsimus on nüüd niimoodi, et kuidas selle Honda siit puki pealt maha saada? No variant on lihtsalt, vaata, eks ole, et võtad kinni ja lööd kuradi puki alt ära. Teeme seda või? Ei tee. Nii, tõsta kõrgemale. Ei, ma ei saanud aru. Ma ei saa aru, miks kõik naeravad? Ei naeravad! Miks kõik naeravad? Palun väga. Kurat, ma arvan, et meil läheb hästi. Ma ütlen ausalt, Kaarel, sa peaksid olema mures praegu. Olen. Väga hea. Paneks need tsikli suunad raja poole, mitte autode poole. Käigib nagu Minu arust oli juba ilus liigus. Rahulikult, ta on suht, proovi keerata, ta on suht terav, on ju. Vaheta poolt.
niimoodi ja siis kõik asjad on. Ma ütlen ka seda, et ma usun sinusse nii palju, et ma olen natuke ise eemal praegu. Proovime siis. Kohe läheb. Keeramine ei ole liiga lihtne. Indrek, siia poole! Kohe minna. Pane üks veel! No isti jalas! Ei ole üldse nii mõnus. Ole hea, Indrek, ütle ise oma sõnadega, mis juhtus. Gaas on ikkagi niimoodi, et kui natuke kätt liigutad, on kohe rääks, ma absoluutselt ei tunneta seda gaasi. Sa ikkagi enne müütsid ka midagi Kentuki poisid või midagi ütlesid? Ma ütlesin Iist jalast, ma olen Sõmmerpalust. Iist jalast! No ikka läheb liigi kiirelt. Pigem madala pöördega minna ja... Ikka kurat. Vaatad nagu poega, kes läheb esimest korda üksi kooli. Ilma abirattuseta. Liiga järjest. Ui. Ei saa sellist ühtlast tempot, ma saan aru, väga raske on saada sellist ühtlast tempot, sest see gaas on nii tundlik. No vaatame, kas Kaarel otsustab samamoodi lõpetada selle sõidu nagu Indrek. Kaarel läheb järgmisele. Näed, ja juba hakkab tulema. Juba läheb, Minu poeg. Selles mõttes on hea, et ta enda auto on seal esimene, mille otsa sõita, kui ta sealt kurvist tuleb. Väga hästi ju. Tunne, et Kaaril on vaja teist käiku juba. Kurat. Sorry. Vajutasin veidi vale asja. Kurat. Juba vaatasin, et hakkab tuleb. Nad ei toina. Indrek, miks sa oma ratta sinna jätsid? Kästi jätta. Siin ei olnud ju parkimisala isegi. Sa vist vajusid esipidurit ikkagi esimesel hetkel, jah? No see tuli päris hästi välja. Läheb nagu kergemaks või praegu on elu eest võitlemine veel? Praegu on veel kuradi ikka elu eest võitlemine. Aga tead, ega midagi teha ei ole, Indrek. Me tõmbame selle plaastriga sul maha ja tuleb edasi minna, aga mis siin enam. Sarraks. Mina ei taha rajale minna. Tugev masin, natukene võimas, et ma harjutaks hea meelega väiksema masinaga natukene siin koha peal, et kuidas minema saada ja tunnetasin selle viimase väga efektse kukkumise ajal, et natukene veel ja siis saab jälle nagu haiglavoodis olla, et ma ei taha. Ma tahan lihtsalt öelda, et see oli kõige efektsem kukkumine, mis ma olen elus näinud. Üks asi jäi puudu. Kiljumist ei olnud. Ma ütlen ausalt, aga vaatame korra veel. Kaarel tahaks nagu peale väänata juba, ma saan aru, jah? Häbi öelda, küll esimese käigu ei julge lasta reis. Ma ütleks niimoodi, et umbes teise ja kolmanda ringiga ma enam ei kartnud su pärast. Nii palju jõudu on säärte vahel, et sükest pole tundnudki. Kuidas tunne on? Võiks hakata võistlema küll või? Praegu veel olen selle Riga mopeedi mees rohkem. Vaatad kella või vaatad pulssi? Tead, tegelikult ma saaks pulssi ka vaadata. Veel on aeroobsest tsoonist pulssi. No kuule, aga siis ju tähendab seda, et me läheme edasi ja... Ei kurat, see on päris lõbus. Vaata, kus on mehel gaasitunnetus. Jäi terveks ka või? Jäin terveks, kõik korras. Minul on hästi. Oota, võtame korra, puhkame korra. Või sul on kohe tunne, et tahaks kohe edasi minna? Muidugi läks edasi. On jah? No jah, eks teie natuke hirmus oli. Aga ei, tegelikult on lahe. Aga ma ütlen ausalt, nii julget sõitu esimese korra kohta ma olen mitte kunagi näinud. Mees pani enne hüppeid, pani gaasi juurde. No siis on lahe. Õnneks vist ikka kõik hästi, sa oled elus terve. Ei, mul on kõik hästi. Kas üks ekstreemsemaid asju, mis sa seni elus oled teinud või? Ilmselt küll jah. Ilmselt isegi veidi ekstreemsem kui Langaveere hüpped. Jah, ega lugu järgmine, nagu te nägite, naljast on asi kaugel. Päris karm värk.
ja müts maha nende meeste ees, siis tulid ja hakkasid täitsa nullist proovima. Aga räägi ise, mis sa täpselt nägid, kuidas seda kõike kokku võtad? Jaa, sa ütlesid väga täpselt, et eks see ongi, et istud esimest korda mootorratta peale, siis tuleb kõigepealt aru saada, kus on pidur, kus on gaas, et tõepoolest müts maha meeste eest, et sa oled nõus tulema ja tegema sellist asja. Noh, nüüd on näha, ma arvan, et mehed said ise sellise hea tunde ja teadmise nad tegelikult on. See oli võib-olla natuke selline reaalsuskontroll, et kõik mehed on mõelnud, et ma sõidaks selle krossiratta, mis ära ei ole. Mis see siis on, et võtan ratta ja sõidan. Aga see on tagasihoidlik, ma mõtlen, palju see maksma läheb neile, sest nad ikkagi kukkusid ju. Lööme kokku ja saadame siis selle arve, palju see nüüd läks. Ma saan aru, et need mehed tegelikult ei ole siin niisama, nad on seotud ühe konkreetse asja pärast, sellepärast et 14.–15. novembril Tallinnas on tõesti supercross, vägev võistlus Unibet Arenal ja nii Indrek kui Kaarel on seal koha peal juba nendes rollides, milles me oleme harjunud neid nägema. Jaa, täpselt nii, mõlemad mehed on kohal, küll ei ole siis seekord mootorrataste seljas või mine tea. Ma ütleks niimoodi video lõpuks, et ega me ei tulnud siia nalja, me tulime võistlema, nii et käivitame mootorit ja vaatame, kes siis starti tuleb. Nüüd hakkame ringu aega võtma. Ma panen siit kohe stardi. 3, 2, 1, läks! Täna vist ikkagi ei tule.